tavaliselt rokib Olli laval ning vallutab seal enda muusikaga inimeste südameid, siis nüüd vahetusid rollid ning mehe südant asusid vallutama kodu otsivad kassid. Ise olen väga suur kassisõber. Mul endal kassi ei ole, aga niipea kui võimalik, meil on selles mõttes üks koduloom olemas, koer. Et ma praegu ei tahaks kassi võtta, aga niipea kui ma kuskile suuremasse kohta kolin, siis ma võtaks kohe mitu tükki neid. Kui tegu on loomadega, siis on enamasti naised need, kes rohkem panustavad. Varjupaikade MTÜ püsiannetajatest on näiteks suisa 80% naised. Sellepärast tuligi kampaaniasse tuua veidi mehisust. On ju see ütlemine, et koer on mehe parim sõber ja võib-olla ka sellega seoses on siis tekkinud selline arusaamine, just kui mehele sobib lemmikloomaks siis selline suurt kasvu karmi välimusega koer, aga tegelikkuses see nii ju ei ole. Kutsun üles siinkohal kõiki mehi tegelikult nagu olema ikkagi hoolivad ja nagu võtke kokku ennast, nagu et see on vähim, mis me teha saame, kas või lihtsalt annetada, ma ei tea, 5 euri, et sellest on nii palju kasu. Siin on tiku, südale tantsu, rütmis ahmed kaasa, otsimas taas, tukkavad silmi ootus suur. Need mehed end kokku võtma ei pidanudki, et varjupaikade MTÜ kampaanias kaasa lüüa. Kiisudega poseerima tulid lisaks Ollile ja Robertile ka Eesti muusikud Jaagup Kreem, Joosep Järvesaar ja Indrek Raadik. Minu südametunnistus ütleb sellistele asjadele alati jah, et kui võimalus on, siis toetan või siis nagu aitan kaasa nii nagu seekord, et sain poseerida ja tutvuda siin toredate varjupaiga elanikega. Ma väga nautisin seda, et sul tuleb mingi karvane sõber sülle, pärast kõik riided on karvu täis muidugi ja siis järgmine sõber võtad tema ka, et see oli selline positiivne elamus. Kampaania nägudeks siis sai valitud meie kassidest siis 5 kassi, kellest 3 on juba selle paari päeva jooksul kodud leidnud, mis see kampaania käinud on. Nii et võiks öelda, et mõjub väga hästi ja tagasiside on olnud väga hea. See on väga hea uudis, et ühest küljest on natuke kahju, sest et minu sõber, kes mu pildi peal on, üks tore ühe silmaga kass, ma väga ootasin, et saaks temaga uuesti kohtuda, aga samas mul on hea meel, et tema on juba kodu leidnud ja ma loodan, et veel paljud saavad siit endale toreda elu jätku. Robertil endal on kodus 2 looma, koer Juku ja kass nimega Villu. Nemad mõlemad leidsid enda tee Robertini läbi Facebooki kuulutuste, kus taludes oldi loomadega hädas. Kuigi kampaania on olnud väga edukas, ootab varjupaigas praegu siiski veel kodu pea 500 kassi. Ma ei saa selles mõttes kellelegi nagu öelda, et tulge nüüd te peate võtma, see on pigem see, et kui te ise tunnete, et te tahate võtta ja te teate, et te saate loomale head elu pakkuda. See ei ole lihtsalt see, et emotsioon on hetkeline, ma nüüd võtan ja siis 6 aja pärast nagu ei hoolitse looma eest. Ikkagi suures enamuses ju lojaalsed ja sellised armastavad koerad või mitte koerad, ainult kassid ka, armastavad loomad, kes otsivad kodu ja tahavad seda hoolt ja armastust, et oleks mul võimalik, siis ma võtaks need kõik endale, aga tähtis on ikkagi, et nad saaksid võimalikult kvaliteetset elu elada, isegi kui see on siin varjupaigas. Varjupaikade loomad, ma tunnen, et see, et nad siin on, ei tähenda, et neil midagi viga oleks, pigem on see, et elu ei ole justkui nagu helde olnud nendega ja varjupaigast looma võtmine, ma arvan, see loob nagu siukse erilise side, et sa annad loomale justkui teise võimaluse. Ja ma usun, et seda on silmist ka näha, mul naise ema kunagi võttis ka varjupaigast koera ja siis sa näed, kuidas ta silmis, ta tunneb, et ta on jõudnud lõpuks nagu turvalise kohta, vaata. Sina otsid ka kodu või? Üks kiisu siin ootab.